Tervist kõik vaatajatele, siin on Oliver ja täna ma teen siis Minist video taaskordselt ja see on siis selline maailm, kus ma olen juba mänginud päris pikalt, nagu sa näed, mu sõbral on juba Netherite armor. Sihuke väga ilus maailm on, mõtlesin, et teen video sellest ja näitan teile, mis me siin teinud oleme. Et mõtlesin jah, näitan, mis meil siin on, mis farmid meil on. Võib-olla kutsun Arend endaga ka kaasa, et ta oskab äkki paremini selgitada teile, aga noh, mis ikka. Nautige videot. Kõiki kasutanud oled sa nagu... Okei, alustame, ma lähen siis ülesse. Alustame kõigepealt minu majast. Minu maja on siis selline. 2 voodit, siis üks sõber mul elab siin. Rõdu näeb siit välja, päris ilus vaade on muidugi. Seal all näitan teile varsti, mis seal all on. Aga noh, välja mu vennasaar. Siin Arred, kui sa tahad, sa võid ise selgitada, mis sul siin on. Joo. Siis see on mingi küpsetamisalad. Siin on lihtsalt craftimine. Kogume ressursse mingi ehituste jaoks. Siis siin all on mingi partieeria tuleb ja mingi tantsupõlend ja mingi siuksed asjad disko kohta peaks siia tulema, aga see on pooleli. Ei ole nagu ära dekoratiivselt ära tehtud. Aga Arlen, kui sina oled, üks asi, kui sina oled serveri nagu põhimõtteliselt president, on ju. Ütle ka, kaua me siin mänginud oleme ja mida me siin teinud oleme nagu kõik üleüldse. Ma ütlen kohe päev, mis päev on praegu. Päev 1088 on praegu. Siis siin on... Server oli, põhimõtteliselt tuli niimoodi, et season 1 oli meil. Ja tegime Minecrafti serveri põhimõtteliselt. Lihtsalt lambise Minecrafti serveri on ju. Jah, lihtsalt hakkasime nii-öelda servus mängisime. Ja siis mängisime seda nii kaua, et meil sai vist mingi päev 800 või 500 täis. Ja siis see server nii-öelda suri välja. See oli hästi palju ehitisi nii-öelda kujusid tehtud, kõik pilte asju, eks Oliver kindlasti videos nüüd näitab ka neid, kui ma räägin teile pilte. Et hästi palju nii-öelda oligi sukest, kõik sõbralikud ja mingid sõdasid asju, et oligi kõik tegelikult ehitasid, see oli nagu ehitamismaailm lihtsalt. Et see oli nii-öelda, siis enam ei mänginud seal, see maailm kadus ära ja siis me mõtlesime, teeme season 2, ehk siis oligi aasta aega hiljem, tegime see sama maailma ja nüüd me oleme juba, see on juba üle aasta aega vana maailm, nii et see on jah, sellest ajast saadik oleme veel siin mänginud, et vaatame, et varsti hakkab see server ka igav, et võib-olla teeme varsti lähiajal season 3 ka, nii et kui tahad, siis andke teada. Ja ongi. Oli hea mõte, et teeme kunagi season 3, aga noh, okei, näita edasi siis. Siin on magamistuba, siin on mina ja Kaspar magame. Siin on mingi presidendi Kärrat, ta nimi on Kärrat, mitte meil oli teine papagai ka, aga ta kadus lihtsalt ära, ei tea kuidas, kuhu. Olla nüüd minu saarel on suht kõik, mis see saarel on, Olla võid edasi näidata. Nojah, no see oli põhimõtteliselt kõik, mis tal tema saarel on siin. Aga lähme siis peasaare peale, kus kõik kokku tulevad ja kõik räägivad oma loo ja kus siin kõik üritavad, mis ülesandeid kõik teha tahavad. Siin on meil map, nagu te näete, siin üleval külje peal on suur farm, mida ma teile näen pärast näitama. All on siuksed vajalikud farmid, näiteks stone farm, wood farm, wool, sugarcane ja mida iganes ja nii edasi, on ju. Siin seina peal on meil armor stande. Mis armor trimme, vabandust. Kõik mängust kogutud armor trimme, mis me oleme siis teinud ja kogunud. Siis siit läheb beacon ja siis siit enchanting table. Täna enne hakkab häkkima mingi X-ray, siis saab kohe bänni, nii et ei mõtle ka. Ei no jah, siin on, meil on kõik villagerid olemas, välja arvatud, mis meil ei olnud. Mis meil ei olnud? Meil ei ole vist, kas oli Featherfallingut ei ole meil. Ta sai surma Thunderstormi ajal, ta sai lightninguga pihta. Siis lähme Iron Farmi. Iron Farmis päris palju Ironit. Pole, noh, siin on kunagi rohkem Ironit olnud, aga üks inimene kasutas siin kõik Ironi ära, et treidida endale emeralda. Siis lähme, üks asi, see on siin minu kuju. Siis on ühes, oli ka meil kuju, aga mitte nagu niimoodi. Meil oli lihtsalt sirgelt ülesse, aga meil nagu see disain tuli sellel seasonil välja.
ma ei tea, kui palju aega tagasi, aga noh, millalgi tuli. ja siin all on meil storage room. siin me hoiame Pooleli. jah, pooleli veel, see on veel tegemisel. aga siin on põhimõtteliselt kõik chest'id, mis vajalikud on, kõik saame oma ressursid, asjad siia panna. et põhimõtteliselt kogume siin enda asju. aga see on praegu midagi, ega siit läheb edasi nii palju kui saab, onju, igast nurgast kõik. ja siis lähme ülesse, vaatame veel nii, siit ju tulime. ilusad teed on siin tehtud ja siin on meie esimene farm, kus on olnud põhimõtteliselt siuksed söögid ja asjad. ja see on meil sugarcane farm. iga kord, kui kuradi siin AFK-d korra, siis chest'id on kõik täis, nii et umbes lihtsalt. ja siis annab aega, et seda uuesti puhastama hakata. see season 1-s ka, nii et see on nagu mingis mõttes täpselt samasugune season 1-s ka, nii et ja täpselt sama. sümbol mingis mõttes. aga siis lähme sinnapoole, sealpool on meil põhiline farm, suurem farm muidugi, mis me nüüd hiljaaega nüüd ehitasime vist. lehmad, lambad, no meil on põhimõtteliselt kõik loomad olemas, välja arvatud sead vist või? ei olnud. Sead on ka. aga meil on kõik olemas vist. jah. selle silla ehitasin mina, et siit üle jõe oleks kergem minna. siis selle farmi tegin me kõik suure kambaga. Läks aega küll, aga noh, valmis me saime. ja selle veski ehitas siis see vana siin, Arlend. tema ehitas selle. siin peaks olema siis ühe sõbra tulevikukodu. elab ka veel siin. elab vist jah, siin kõige üleval vist on. siin ta pole ammu serveris käinud, nende voodi on siin, Endergist on tal siin. siit läheb alla nii. no mingid chest'id peaksid tal mingid pahna täis olema. oi, zombi. 2 zombit siin. 3 oli. 3 või? okei. aga lähme liigume edasi. Mirtel, sobib, kui ma näitan teie maja ka või? Jep. okei. noh, see väike sild on siin kala püüdmiseks, niisama trollame lihtsalt siin. väike lillefarm või mis asi, vist oota. mesilane. Mesi, jah. see maja peaks olema Kaspar ja Arlendi esimene maja siit serverist. siin keegi vist elab ka või? vist ei ela praegu enam keegi siin. see on minu esimene maja, mis ma serveris siin ehitasin. siin praegu elabki keegi. siin elab vist, ma ei tea. no keegi elab siin, ma ei mäleta, kes. Instakill elas siin ju. ta ju tuli. ja Instakill elab siin jah. siin on väike veranda mul, kus mul olid kõik vajalikud tööriistad, mida teha. ja nüüd lähme tüdrukute maja poole siis. siin on neil väike tiigike. kalu pole sees, aga no ma ei tea, äkki mõtlete panna kalad ka kunagi sein võib-olla. ma ei tea, eks ma näe. jah, siis siin on kirjas girls, noh midagi, tüdrukute maja igastahes. väga roosa. ja siin all on neil mingi storage ahjud ja bällerid, kus hoida enda süüa ja asju ja kõike. siis lähme siit trepist ülesse, siin trepist üles on neil väike storage room, kus nad hoiavad enda asju. väike pilt, siis on nende, ma ei tea, raamatukogu vist või? võib öelda raamatukogu selle kohta või? no riiulid pigem siin kogu nagu ei ole. nojah, siis lähme siit veel ülesse, siin 3 korrust, siin on mingi, ma ei tea, laud, kus nad, ma ei tea on. ja siin on nende voodid. ja siis neil on rõdu ka. rõdust saad vabalt siit niimoodi, alla hüpata vette. kohe hommikul väsinult pealt hüppad kohe vette, oled kohe. oi, zombi. aga liigume siis uuesti, lähme liigume hobusetalli juurde, kus me hoiame siukseid skeleton hobuseid, tavalisi hobuseid. see on minu hobune muidugi. Flash on ta nimi. see peaks olema Kaspari hobune ja kõik siin on skeleton hobused. siin on peaks veel üks olema, ma ei tea, kelle oma, see on Arlendi oma vist. minul endal hobust ei olegi, ma ei tea, et oleks. ja siis seal on meil väike netherportal. sinna lähme hiljem, see on kõige suurem asi.
oleme siin, see on väike oskad äkki öelda? Siia peaks tulema tegelikult, me tahtsime koguda kõik lilleriigid, mis mängus on, et kõik lilled mängus saada siia. Siis on meil kohtumaja. Kohtus me siis teeme selliseid nagu presidendivalimised olid meil siin kunagi. Siis näiteks kui keegi peaks pättust tegema, siis siin me tavaliselt määrame, kui kauaks ta vangi läheb ja midagi iganes. Aga noh, see on praegu jah, selline. Aga lähme liigume siis edasi sinna tahapoole, kus on meil põhilised farmid. See peaks olema meil wool farm. Kõik villad, mis mängus on, kõik on meil siin. Saame kasutada. See peaks olema ka umbes päris... Kas see on kaua see siin olnud on? See oli mingi päev 600 juba siin. Me upgrade'isime seda, tegime 2 layeriseks selle vahepeal. Jaa. Aga mõte on teha bambuudest mingi väike müür ümber. Tegelikult. Minul oli mõte. Ma ei tea, kuidas sinul on. Nii, see on meil Bone Meal farm siis. Väga, nagu näete, päris palju neid on ju. Ja siis see on meil siis nüüd põhimõtteliselt hiljaaegu ehitatud wood farm. Puufarm siis põhimõtteliselt. Paned selle nüüd ma ei oska selgitada, aga kohe me näitame. Paned saplingu kasvama ja sa annab automaatselt saplingit tagasi ja bone meal'i Siia selle mulla peale paned siis saplingu. Ülevalt hakkavad TNT-d tulema. Paned bone meal'i teise kätte. Ma võtsin leverit, nüüd peaks hakkama tulema TNT-d. Ma võtsin leverit ja TNT-d hakkavad tulema. Nägid, sealt tulevad. Ja niimoodi need puud. Ja siis see on meil stone farm. Väga ohtlik farm on... Oh, pillagerid. Siit on väike trepp ülesse. No see on põhimõtteliselt selline farm, mida ei tohi üksinda nagu siia jätta. Muidu see farm lihtsalt lendab õhku. No siit oleks... Ma isegi pole kindel. Tahaks siit teha mingi tee vaata sinnani välja, et siit ka nagu ilus tee läheks. Aga seda ei ole veel jõudnud. Ja vist see peaks nüüd overworld'is vist kõik olema või? On vist? Vist, oota. Isegi 5, no läbi Nederi saab farmidesse, mis me teinud. Jaa. Me oleme Nederis. Siit läheb endportaali siis. Sinna oleme pärast. Seal on Enderman farm, ei ole midagi erist. Teate, Enderman farmi näinud küll. No Enderman farm, jah. Ja siis siit üles on tegelikult vangla. Et kui keegi pättust teeb, siis saab siia vanglasse. Veits pime on siin, aga noh. Siin all on siis kõige kurjakuulsum siis vangla, nii et siit võimatu välja pääseda. Red farm on siis selline. Ma näitan teile ülevalt ka. Oi. No kurat. Red farm näeb siis ülevalt selline, mille üles tõime siis nagu pillagerid. Need villagerid. Ja nüüd näete, kuidas nad siit surnuks kukuvad kohe. Ja kella vajutades saad näha ka, kus nad on. Oota, hekk. Suri ära. See on 0 gunpowderit. TNT craftimine pooleli, et netherite saada. Jaa, üks asi on siin ka ju. Siin või? Jaa. Väike Arlendi, öelda siis väike potionite labor siis põhimõtteliselt. Et nautisite seda videot täna, et nagu kui nautisite, siis visake muidugi video like. Ja kui te olete uued ja teile sisu meeldib, siis pange subscribe ka, nii et ma loodan, et näen teid peagi järgmises videos. Tšau!